nii, tere hommikut, laupäev, oleme jõudnud Ida-Virumaale, oleme siis stardipaigas, siinsamas juba maraton on toimunud, ma ei tea, 3-4 korda vähemalt ja minu kõrval on Taavi, kes näitab meil maratonirada, ma olen kuulnud, et on väiksed muudatus on tehtud kuskilt karjääri osas ja täna me sõidame läbi, kindlasti me pärast natukene kommenteerime seda asja, aga see ei ole nagu kõik, et formaat on väga huvitav, täpselt samal ajal, kui toimub maraton, on selline üritus nagu MTB Fest, see on 4-päevane võistlus, UCI kategooria 2, päris inimesed, päris sportlased tulevad koha peale, ma olen kuulnud, et Torpedo tiim on siin kohal, et jahtida häid punkte. Martin Loog kahjuks ei tule, aga noh, vaatame, mis sellest nagu on. Ja etapp toimub siis siin, see on pühapäeval maraton ja neljapäevas kuni pühapäevani toimub ICO etapid Kiviõlis ja sellest võib-olla Taavi natukene teid tutvustab, mis seal on. Jah, tere. Natuke täpsustan, et siis on neljapäevane üritus, mis algab meil Kiviõlis. Esimene on meil proloog, reedel on meil short track ja laupäeval on meil maraton. See, kes on maratoni ära sõitud, siis sõidab meil pühapäeval XCO-d. Ja XCO rada on meil suures joones sama nagu eelmise aasta Eesti meistrivõistlused, oleme sisse teinud väiksed muudatused, et raja teinud pool kilomeetrit pikemaks. Et tuleb siuke tihe ja kiire nädalavahetus. Kindlasti väga põnev. No nii, rahvas on valmistumas joone peal. Kõik tahavad sõitu. Isegi Kirsa on tulnud Tartust siia kohale koos Agega. Nii et tuleb ilus sõit. Juhtame Alutaguse suusaradadel, nagu te näete. Lumi on siin täitsa olemas. Isegi täitsa pikad lõigud on lumega. Ja seltskond on ka natuke suurem. Tuli meil siia abiväge näitama, tutvustama rada. Ja kohe, kui teeme ära need suusaraja lõigud, siis lähme karjääri, mis on päeva üks põnevam osa. Sellised rajalõigud on olemas. No nii, oba, hüppega! Läks lappama. Tegime ühe poole ära singlid siin samast, nüüd oleme siin karjääri põhjas, nüüd läheme sinna poole, seal ka on väga kihvtid rajad, aga täna ma siis samamoodi saan testida kõik jalgratast elektroonilise käiguvahetajaga. See on hästi huvitavad, see on ühtlane nagu e-peal, kus nagu vajutab ülesse ja vahetab käiku alla, aga ka siin on olemas koht, kus saab käiku vahetada alla või siis käiku vahetada ülesse. Nii et topelt e-peal. Väga mugav. Kohe hakkama karjäärist välja jõudma. See on see imeelus koht. Mäletan, et kui esimest korda ma siia sättusin, siis need männid olid alles istutatud ja väga väiksed. Aga noh, ma ei tea, mis see oli. 7-8 aastat tagasi. Nüüd on nüüd kasvanud tublisti kõrgemaks. Aga lõik on väga ilus. Nii, aga see on Põlevkivi maratoni kuulus Parauda lõik. Praegu on juba täpselt hästi sisse sõidetud. Siis ta kuuluda kunagi tuli. Siis see oli täitsa õudus. Aga noh, nüüd veereb. No nii, pinged kiire pakkiline. Kõik on tehtud. Ja kõige puhtam tüdruk ütleb midagi nagu. Täna oli raske rada, aga mõnus meeldis väga. Oota, kuidas see raske oli siis nagu? Ei, tegelikult oli väga kerge. Ei olnud raske. Ütleme siis, et kõige põnevam rada. Kõige põnevam rada. Aga algus oli uus täitsa. Jah, oli uued lõigud ja väsinud olen. Väsinud, jah. Ma ei jaksa mingit tahka lausut öelda rohkem. No pole iga. Jah, tulge sõitma.
et seal, kus me eksisime, see oli täitsa uus lõik. See on uus. Ja arsti on jälg sees, aga lõigud olid huvitavad. Karjäärilõik oli uus ja algus oli uus. Algus on sama, mis eelmine aasta. Karjääri algus. Aga ma räägin see siin algus. Maratoni. Jaa, ikka jah. Joon on uus. Joon on uus. Ja sul on kõik on nagu kokku lepitud kõikide ametitega, kõik on hästi. Ikka, kuidas teistmoodi. Kuidas teistmoodi. Ma usun, on väga põnev, nagu need, kes tulevad välismaalased siia sõitma, siis saavad näha Eestimaa loodust nagu otsast lõpuni. Ja ikka. Ja GP saab eriti veel ägeda lõpu. Suurepärane. Selles mõttes, et midagi keegi võlgu ei jää. Täie raha eest.